tere, kallis rahvas ja tere tulemast ka minu esimesse Call of Duty kommentaari. Ma ei oska eesti keeles öelda, inglise keeles on Call of Duty kommentaari. Eesti keeles siis ma lihtsalt mängin Call of Duty online'is, enamasti Call of Duty 4 ja siis vastan teie küsitud küsimustele. Või siis õpetan teid ja jagan õpetusi. Selles videos siis praegu ma räägin teile YouTube'ist ja vastan ühele kõige enam küsitud küsimusele. Kuidas YouTube'is olla edukas ja seda ka Eestis. Ja seda on meilt väga palju küsitud, et kuidas te saite 1000 subscriberit Eestis, kuidas see õnnestus teil. Aga noh, mis mõttes õnnestus, ega see pole nii, et käe nips tehtud. Ei, põhimõtteliselt 2 aastat läks selleks ju aega ja see on juba pikk aeg. 2 aastat ja videosid on tehtud põhimõtteliselt iga päev. No ei ole ju tehtud ainult siia channelisse, on ka teisi channelid. Lihtsalt, et üks põhiline asi, mis kindlasti loeb, et kui te seda järgite või siis kui teile meeldib see, siis te saate edukaks, on see, et videosid tuleb teha sellepärast, et teile meeldib neid teha, mitte sellepärast, et kuulsust vaatajad või raha saada. Kui te jahite kuulsust vaatajad või raha, siis enamasti, ma arvan, et mingi 90%, 95% ei saa neid asju. Te teete 10 videot ära, te tüüdinete ära, te ei tee need videoid enam ja siis on palju siukseid poolikuid channelid, kus on 10-15 videot ja sisu ei jätku enam, ja need kanalid jäävadki tühjaks. Aga on vähesed, kes lähevad asjaga edasi, isegi kui need vaatajaid ei saa, nad jätkavad videode tegemist ja lõpuks nad saavad oma kuulsuse, oma tahetud kuulsuse ja vaatajad. Et siis räägin teile siis, et kuidas saada YouTube'is edukaks. Enamus asi oleneb teist endast. Kui teile ikka meeldi videosi teha, siis hoidke eemale, sest te pettute, see ei ole kerge ala. Ja YouTube on kindlasti tulevik, seal on ainult järjepidevatele inimestele, loovatele inimestele, omapärastele ja naljakatele inimestele, omapärastele inimestele, kellel meeldib videosi teha, kes seda väga naudivad ja teevad mõnda hobi korras. Ärge jamage sellega, kui te ei ole selline inimene, sest siis ei ole teil seal tulevikku. Meie saime oma 1000 subscriberit täis eile õhtul ja Kuulimagnetis on 208 videot ja kui te nüüd vaatate neid videosi, siis te näete kvaliteedi tõusu algusest peale kuni lõpuni. Nüüd on meil Full HD alguses ja on meil mitte midagi. Meil oli ainult Airsoft relvad, me tegelesime Airsoftiga. Aga me ei ole ju Eestis ainult seda, Eestis on näiteks Keemhard, Airblade, Mänguväli, Joosepu, kõik siuksed vanad on ju. Ja HD Tanel, kes on muidugi edestab kõik oma 4500 subscriberiga. Ja ka nemad, ma vaatasin nende kõige vanemaid videosi, esimesi. Enamustel esimesed 100 videot on siuksed 50-60 vaatajaga. Ja kas nad andsid alla? Ei, nad tegid edasi. Nad ei andnud alla. Mõtle, kui sa teed 100 videot ja sa ei saa vaatajad, sa saad 5-6 vaatajad kokku. Milline pettumus, aga võt, sa ei anna alla seda asju edasi. Ja see suhtumine viibki kanali tõusini lõpuks ometi, kui sul on 300-400 videot, siis inimesed märkavad sind. Uskagi mind, nad märkavad. Kui su sisu on puhas ja su kvaliteet on hea. See viibki meid järgmise punktini. Et mõelge, kui palju on YouTube'is kanaleid. Väga palju, miljonites, sadades miljonites. Ja kõik ei ole muidugi aktiivsed, aga lõviosa, suurem osa on. Ja pange nüüd enda subscribe'i ja olukorda. Miks nad peaksid valima teid? Kas teie sisu on puhas? Kas teil on ainult ühte liiki videot? Kas teie nimi sobib teie sisuga? Kanali nimi, kas teil on hea kvaliteet? Kas te olete naljakas? Kas te olete omapärane? Kas te olete tark või kommentaare teete hästi või siis on teil väga lahedad videod lihtsalt või monteerite juba hästi? Valige oma kutse ja kasutage seda ära, vähemalt alguses, kuni teil ei ole kuulsust. Et inimesed, kes teid ei tea, näevad teid, ükskõik mis teie videot ja nad vaatavad, see vana lahe, pannakse subscribe'i. Ja sellise mõtteviisiga on võimalus palju suurem, et te saate edukaks. Mitte alguses, aga ütleme pärast 6 või 70 videot on teil juba kindel vaatajaskond. Mõtlengi, et YouTube'is esimesed 50 videot enamasti. Teil on väga väike vaatajaskond, ütleme 50 inimest. Ja siis
juba seal edasi ja kui te jätkate tegemist regulaarset uploadimist, siis asi läheb suuremaks. Leidke endale enda väljakutse ja kasutage seda. Ja siis te, uskuge mind, te saate omale vaatajaskonna, te saate vaatajaid ja see saate kuulsuse, mida te tahate. Ja noh, rahaga on Eestis see värk, et okei, sellest ma teen eraldi video, räägin YouTube'ist partnerluseks, aga partnerlus ei tohiks olla eesmärk, vähemalt mitte alguses. Alguses peaks olema lihtsalt videode tegemine, sest teile meeldib videosid teha. Sundimisega või kohustusega seda ei saa teha. Töökohana ei saa seda ammugi veel pidada, kui teil ei ole vaatajaskonda. Tekitage vaatajaskond, pange üles paarsada videot ja siis hakake uhkeldama, et te teete tööd YouTube'iga. See asi on väga piiratud inimestele. Aga lähme järgmise punktini. Enne YouTube kanali tegemist mõelge, kas te olete selleks valmis. YouTube nõuab väga aktiivset ja suunatud tähelepanu. Nii et kui te teete kanali, te peate olema põhimõtteliselt iga päev te peate selle asjaga tegelema. Kui teilt küsitakse midagi, soovitan vastata inimestele, soovitan vastata ise, mitte automaatvastajaga ja soovitan isegi kõik kommentaarid läbi lugeda. Ma ütlen ausalt, meie kuulimõttes oleme kõik läbi lugenud. Kõik, mis te olete kommenteerinud, on loetud läbi. Automaatselt, viimseni kõik. Ja olge suhtlevad, suhelge oma fännidega. Aga ongi, et enne kanali tegemist mõelge, kas te olete valmis selleks kõigeks, et tegeleda selle asjaga, mitte nagu töökorras, vaid nagu hobikorras kõigepealt. Kas teile üldse meeldib see asi, kui ei meeldi, unustage ära mingit Facebooki või kuhugi. Aga järgmise punkt on see, et kui te teete kanali, ärge lootke, et te saate kohe kuulsaks. Arvestage halvimaga, arvestage, et te saate esimese 10 videole kokku, ütleme 1000 vaatajat heal juhul. Kui ei saa 1000, saate 500 enne. Ja subscriberid 10, oletame nii. 10 videot, 10 subscriberit, see on niigi hästi, see on väga hästi juba teie puhul. Ja tehke edasi mõelge, et järgmise 30 videoga võib subscriberid olla juba 15 või 20. Ja teil on kindel vaatajaskond, 20 vaatajat, olge õnnelik sellele. Jätkake selle sama arvuga. Ja uskuge mind, kui te sellise suhtmisega jätkate, see arv kasvab lõpuks 50-ni, 100-ni, 150-ni, 300-ni ja see kasvab. Kui te hoiate oma sisu puhta ja kvaliteedi hea, olge omapärane kindlasti, ärge tehke kedagi järgi. Mul on praegu, mina olen teinud hästi palju inimesi järgi, see ei ole hea. Ma ütlen, et minu pealt võtke eeskuju, ärge seda tehke, sellepärast meie kanal on nagu kõik see, mida ma praegu räägin, seda meie kanalil polnud peale selle, et meil meeldis videosid teha. Copyright, kõik see värk, meil ei ole seda. Aga jah, järgmine punkt ongi copyright, et kuulimangete kanalis on kõike, seal on igasugust paska, seal on kõigi muusikat, meil oli suht suva, mida me üles panime, me ei teadnud ju 2 aastat tagasi, mida võis, mida ei võinud. Me ei teadnud isegi, mis asi on subscriber, me siis tegime 30-40 videot, ütleme, 2 kuu peale, me lihtsalt täiega nautisime seda. Ja me ei teadnud, me kasutasime kõike muusikat, kõik piraatlusega laadisime kõik alla ja nüüd on õrnad tagajärjed sellel. Ärge seda tehke, jumala eest. Kui te kasutate kellegi muusikat, kindlasti pange annotationid ja descriptionisse pange, et see ei ole teie oma ja et ei kasuta ärilisel eesmärgil ja pange muusika looja. See on ettevaatus juba, et tulevikus oleks parem teie kanalil, kui te jätkate sellega. Hoidke oma kanal copyrightist puhast, see on parim viiruse tõrje teie kanalile või nagu haiguse vastane. Aga järgmine punkt on siis sisu puhtus. Teie kanal peab sisaldama sisu, mis oleks vastuvõetav teie vaatajatele. See tähendab seda, et kui teie kanali nimes on ikka mingi games või mingi Sniper 360 gaming channel või midagi sellist, siis te peate uploadima gameplaysid. Te ei saa panna siin mingi vlooge. Sellepärast see oleks nagu väga imelik, kui mingi Call of Duty Modern Warfare 3 gamer paneb oma kanalisse mingi vlogi või muusikavideona. Pange ikka gameplaysi, hoidke oma kanali nimi seotult oma sisuga. Ma jälle ütlen, et meie ei ole seda teinud, meil on jumala suva, mida me üles oleme laadinud. Meil on lihtsalt väga pikka aega YouTube'iga juba tegelenud. Aga teil on kergem igati, kui te teete seda, mida ma ütlesin. Et kui te olete gaming channel, siis pange sinna ainult gaming videosid. Kui te olete vlog channel, ainult vloge. Muusika channel, ainult muusikat, action video, okei, neid ei ole eriti Eestis, me oleme suht ainsad action videosi. Aga ma soovitan tehke action videosi, jumala ägedad. Ja hoidke sisu puhas. Ja hoidke oma sisu hea kvaliteediga, kui teil ei ole head kaamerat, keda see kotib, tehke halva kaameraga.
aga tehke hea video või siis tehke seda kas või sellepärast, et teile meeldib see. Ja ärge tehke seda kellegi teise pärast. See ongi kõige alus. Kui teil ei ole, kõik vinguvad, mul ei ole HD-kaamera, ma ei saa midagi teha, mul pole head programmi, ma ei oska monteerida. Tead, mida meil on vaja sulle, et YouTube'i successi saada, edu saada? Sul on vaja telefoni, kaamerat, sul on vaja internetiühendust ja Windows Live Movie Makerit. Ja sellest kõigest piisab. Kui teil on küllalt motivatsiooni või siis kas teil on mingi iidol YouTube'is, siis te teete uskuge, te teete ennast kuulsaks kas või selle telefoniga ja tavalise netiga ja laete oma videod üles. Ja kui te teete seda regulaarselt ja teie videod on head, siis neid vaadatakse isegi kui need on halva kvaliteediga, aga hea kvaliteed aitab alati kaasa. Et siis sisu puhtus, hoidke oma kanal sisu puhas ja puutumatu ja ainulaadne. Järgmine punkt on regulaarne uploadimine. See tähendab siis seda, et kui te uploadite näiteks ühe video nädalas, siis hoidke see nii, et uploaditegi ühe video nädalas või teete nädalas 2 videot. Uploadige üks ära, järgmine nädal on teil varuks üks video, et midagi juhtub teha ei saa, on teil olemas see. Ja see regulaarne uploadimine on subscriberitele hea, sellepärast et nad teavad, millal tagasi tulla. Ja nad tulevad kindlasti tagasi siis. Kui subscriber ei tea, millal video üles läheb, siis ta paar korda vaatab ja kui videot pole, ta ei viitsi enam seda teha. Et kindlasti uploadige regulaarselt. Ma jälle ütlen, et meie ei ole seda teinud, meil on jumal pohku, me laseme kõiki pohkult üles, millele ise tahame, me oleme siuke pohvistlik YouTuberid. Me teeme seda enda pärast suht, nii et muidugi me väga hoolime teiste värki, nägime mina ma suhten üksi neid asju siin nagu. Ja aga mulle ikka meeldib suvaliselt neid asju üles lasta, nii et andke andeks, kui midagi on väga segast või midagi. Aga uploadige regulaarselt. Kas te teete päevas ühe video, nädalas ühe video, 6-10 videot, uploadige need nii, nagu te olete vaatajatele öelnud, kuidas te seda teete. Ja see alati aitab, et subscriberitel oleks kergem. Aga järgmine punkt on mul pandud siin hea kvaliteet, aga sellest ma juba rääkisin, et video kvaliteet võimalikult hea. Kui teil on halb kaamera, siis selle halva kaameraga võtke tast kõik, tehke parim kvaliteet, vaadake YouTube'ist õpetusi, kuidas konvertida või renderida või editiga, et kvaliteet oleks hea, parem. Vaadake õpetusi kindlasti YouTube'is, see aitab alati kaasa. Ja siis järgmine punkt on omapära. Miks inimene peab vaituma subscribe'i? Sellepärast, et talle meeldib, ta tahab uuesti näha. Järelikult see pead olema küllalt omapärane või ainulaad, mida ta varem pole näinud, või see pead lihtsalt talle nii väga meeldima. Või siis see teema peab teda puutuma. Järelikult mõtle, sina oleksid subscriber. Mida sa tahaksid näha uues või järskes channel'is või mida pole veel tehtud. Tee seda, mida ei ole veel tehtud. Ma ei ütle jälle, et meie seda oleme teinud. Meie teeme kõike jumala pohkult. Kõike, mida me teeme, on tehtud. No, eestikeelseid action videos ei ole, see on ainulaadsus. Aga nautige neid siis. Ja aga tehkegi. Kui ei kasutage alati siukest võimalust, kui tuleb välja uus mäng, nüüd olete gaming channel, kohe see uus mäng, laenake kellelt Steam'i kasutaja või ostke see mäng ja tehke sellest 5-6 tutvustavat või gameplay'd või midagi. See aitab alati. Et see on nagu omapära ja uudsus ja siuke haruldusus, et miks inimene vaatab. Ja haruldased videod, neid vaadatakse palju. Kui on 1000 samasugust videot, siis neid ei vaadata. Kui on üks video, siis see saab 1000 vaataja ja kõik saab endale. Nii et olge omapärane ja haruldane. Ja ma arvan, et kohe ongi kõik, et viimane ja kõige tähtsam punkt, mis on kõige alus. Tehke seda enda pärast, mitte kellegi teise pärast. Noh, kui teil on sõbrad kaasad, siis vaadake, et neil ka lahe oleks, aga eelkõige enda pärast. Et ärge tehke seda vaatajate või kuulsuse või raha pärast, ainult selle pärast, et teil endal oleks lõbus või kas või tore pärast vaadata neid. Teil endal on seda hea teha ja vaadata, siis lõpuks on ka teistel, sest me oleme inimesed, me oleme ühesugused, uskuge mind. Ja kui te neid punkte, mis ma teile rääkisin praegu, neid järgite, siis minimaalselt, ma arvan, 1 kuuga olete te juba päris õnnelikud jõudus. Aga arvestage, et võib minna ka 1 aasta, nii et see aeg on täiesti erinev, oleneb siis teie sisupuhtusest, heast kvaliteedist, teie häälest, kas teil on häälemurre olnud või ei ole, nii ma soovitan, et kui te olete ikka mingi 12 või 11, siis kasvage natuke veel YouTube'is. Lihtsalt kasvage veel. Oodake, kuni te olete 15 ja hakake siis videosi tegema.
mitte, et ma kellegi unistusi nüüd tapaks, aga lihtsalt see on nagu, et te siis ei pettu, et te siis saate rohkem vaatajaid. Aga jälgi kõiki neid punkte ja kui teil ikka ei ole jõudu või asja, siis ärge tulge siia, sest ei ole vaja rohkem selliseid poolikuid channeleid ja inimesi, kes pettuksid selles asjas ja ütleksid, joo, tuume nõrkadele ja värki. Ei, see on võimas värk, see on võimas, kui sa saad ikka 1000 vaatajat videole ja kõigile see meeldib, see on ikka hea tunne. Aitäh, et te seda videot vaatasite ja hoidke oma YouTube kanali puhas ja hea. Ja küsige mult midagi, ma vastan järgmises gameplays sellele. Kommentaaris ma vastan. Küsige mult mida tahes. Selle video alla küsige. Ja kirjutage selle video alla, palju teil on subscribereid. Ja siis ma hindan teie kanali seisu, kas teile vaatajaid ja subscriberid on normaalsed. Aga suur tänu, et te vaatasite ja pange subscribe, like ja hoidke koha. Tšau! Teie tehtud. Need värdjad, härra Trepp, miks sa oled pikk? Fucking hell! Ja nüüd ma olen vahel, aga vaat siin on asjad. Nägid, hei.